Ma ei teagi, kust alustada. Esimene peatükk, Bangkok. Millised on selle omadest sõnad? See oli suur. Hirmuäratav. Ja see oli ülimalt haisev. Okei, lõhnav. Peale selle, et tegelikult terves linn oli täiega huvitav. Aga see liiklus oli kohutav. Meie lennureis algas tegelikult ülimalt hästi. Meil olid täiega ilusad lennukid ja meil olid seal kõik tingimused. Me saime vaadata häid filme, kuulata head muusikat, kuni... Mis toimub, Annalisa? Saad aru, minu kõrval üks naine hakkab mis sünitama. Nagu ilma näljata ta istub nagu põrandal maas. Tal on väga painful nägu ees. Õnneks läks meie reis hästi ning ükski naine ei sünnitanud kuni hetkeni mil. Kertu, saad sa rääkida, mis meil just juhtus või? Põhimõtteliselt me tulime lennukist välja. Nagu esimene samm lennukist välja? Jaa, esimene samm nagu sinna koridori. Siis ootab mingi sükene taimees ootab meid Kertu Kaunismaa, nagu silt on niimoodi paberile kirjutatud. Siis ma olen nagu, it's me, I'm Kertu. Siis ta oli nagu, näitas mulle ratastooli. Kertul oli ratastool toodud. Ma olin nagu, no, it's my name, I'm Kertu. Nagu mul ei ole seda vaja või nagu mis asja. Ning peale seda me võtsime takso ning avastasime, et tai inimesed ei lõika väga enda küüsi ning jõudsime esimesse hostelisse, mis oli Cozy Bangkok Place ja see vääris täielikult oma nime. See oli ülimalt mõnus ja ülimalt hubane. Wow, kõik selle juures oli tõeliselt perfektne. Järgmisel päeval me võtsime informatsiooni, kuidas minna linna ning me tegelikult ei saanud absoluutselt midagi näha, mida on ka Kertu näost nüüd näha ning me otsustasime lihtsalt trippima hakata suvalises suunas. Kuni me jõudsime Chinatowni. Kus oli ülimalt suur turg ja nad müüsid kõike nagu näiteks hambaid, ma ei tea miks, ning ka noh. Just wondering. Mulle meeldib, et täna me õppisime, et tai inimesed müüvad suveniiridena peeniseid. Nagu, see oli suur peenis. Keset lauda. See oli lihtsalt suur uust peenis keset lauda. Hi. Peale seda me jätkasime enda reisi erinevates templites, mis olid ülimalt suured, kui me jõudsime kõige suuremasse templisse, kus... Oota, me teeme selle. Ühesõnaga võidi lastud siia paleesse sisse, sest et me olime liiga paljastatud ja siis läksime endale püksid ja rõitisime need püksid. Never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. Ning peale seda nägime väga huvitavaid kujusid, mis ei ole isegi mäletamist väärt, aga õhtuti me chillisime ülimalt toredate Kanada kuttidega ja ühe ameeriklasega. Meil pole neist küll väga palju klippe, sest me ei viitsinud väga filmida, aga nad olid päris toredad. Ja siis me trippisime tuk-tukkidega edasi. See oli järgmine omaette elamus, sest et seal ellu jäämine oli pigem nagu 50-50. Aga noh, kui arvestada, kuidas kohalikud ise sõitsid autokassides, siis me mõtlesime, et me oleme isegi õnnesärgis sündinud. Järgmine tore asi oli pakkimine. Või noh, seda me teeme kogu aeg, aga see oli päris kohutav. Ja seda on näha, kui kohutav see oli. See näeb välja täpselt sama kohutav, kui see iga kord ka meil on. Järgmine peatus oli meil meie couchsurferite juures, kes said 2 ülimalt armast prantslast, üks paar ning me läksime uuele katsele templisse, kus kohalikud Kertu rajalt maha võtsid. Kuid olgem ausad, me nägime palju normaalsemad välja kui eelneval korral. Ning me jätkasime enda templite ja uuringuid, mis olid tõeliselt ilusad ja väga huvitavad. Ning see oli väga huvitav seal vahel. Nii räigelt palav on. Me kuuleme mingit giidi, keda me tegelikult tohiks kuulata, aga see on päris huvitav. Me lihtsalt pollame neid kasakesi. Hästi vaikselt. Siis oli aeg hüvasti jätta järgmise kohaga ja meie kõige lahedamate hostidega üldse. Ning ma soovitaksin absoluutselt kõigil, kes Taisse lähevad ja couchsurfida soovivad minna nende juurde, sest nad on kõige armsam paarike üldse, nad on ülimalt toredad. Ning see hüvasti jätta oli tõeliselt kurb. Ning me läksime enda uude hostelisse, mis oli Bevel. Ning see oli ülimalt mugav hostel ning me saime õhtul endale kohe uue sõbra Uus-Meremaalt, kelle nime me kahjuks ei mäleta. Aga kui sa kunagi satud seda videot vaatama, siis me tervitame sind. See oli väga lahe. Ning edasi me läksime juba Phuketisse ehk siis Tai lõunasse ning sellega põhimõtteliselt meie Bangkoki lugu lõppes.
lõputu. Anna, kuidas sa tunned ennast? no ma hästi kohe kõngen kokku sellest kuulmusest. Let's skip to the good bit.